Tere kogudus. Tore siin olla veel praegu õhtuti. Ja nüüd on viimane aeg, kes on veel koridoris ja foyees siia tulla, kes veel telekast näevad. Aga kõigepealt ma annan teile edasi tervitused. Meie pastor on täna ära. Nagu näete, teda siin ei ole. Ta on Poolas ja ta külastas seal koos. Meie kodust oli meil Meelis ja Andrus oli, keegi oli minu teada veel. Olid Auschwitzis ja Birkenaus, käisid külastamas koonduslaagreid. Ma veel tegin nalja siin enne, et kuulda täna temast midagi ei ole, et ikka loodetavasti on ikka kinni see asutus, et ei toimi enam, et lastakse tagasi sealt. Igal juhul tervitused pastori poolt ja saame tema eest kindlasti palvetada. Ja kuna täna on ka natsismi ja kommunismi vastase nii-öelda mälestuse päev, siis on õige aeg külastada neid paiku ja meelde tuletada, mis kunagi on tehtud, et see kunagi ei korduks ja paluda selle eest ka, et selliseid jubedusi enam ei tuleks esile. Aga tõuseme ja enne kui ülistusse lähme palvetame Jumala juhtimist armu tänase üle ja üldse suvi on ka lõppemas, nii et varsti on tööperioodid algamas ja et Jumala arm ja juhtimine oleks siin paigas igal ajal. Isa, tänu sulle, et võime olla siin ja tänada sind tänase õhtu eest siin koos olles ja isa ja paluda sinu armuinnistust, isand meie pastori üle ja isand selle reisi üle, mis nad koos teevad seal, isand tänu sulle nende aegade eest ka, isa, et sa oled meile kinkinud vabaduse, isa, et just oli ka taas iseseisvumispäev, et me ei unustaks seda ära, et sa oled kinkinud meile vabaduse ja võime olla sellest tänulikud, isand, ja ei unusta ära seda, mis on tehtud, isand, mitte kuidagi sellise kibedusega südames, vaid isa tänuga, et sa oled midagi head teinud ja kui on palju kurja saadetud korda, isa, siis see ei pea kuidagi viisi meid tegema ennast kurjaks ega kibedaks, vaid olema tänulikud, et sellised asjad ei korduks mitte kunagi, isa. Sa juhi meid ja täida oma armuga, isand. Õnnista igat ühte, kes on ka täna üles astumas, et sinu juhtimine võiks olla meie üle ja samamoodi, et meie südamed võiksid olla avatud, isa, sinu poole ja võtma vastu, mis sa tahad täna meie vastu rääkida ülistuse kaudu, sõna kaudu, issand. Kiitus olgu, isa, sinu nimele. Amen. Tere õhtus kogudus. Ma mõtlesin, et ma jagan enne, kui me ülistusse siseneme. Ma jagan enne, kui ma vaatan neid armsad väikseid lapsi, nemad vist nii kannatamatud, et ma arvan, et Lotta, kuule, kas teeme kohe alguses selle lastele mõeldud ülistuslaulu ära või? Kiidame Jeesus niimoodi, nagu meil turust tuleb, on ju. No selge, olgu. Ja see laul on selline, mina mäletan, kui mina olin väike tüdruk ja täiesti esimest korda Jeesusega kohtusin, siis kui ma olin temaga ära kohtunud, siis oli ainuke laul, mida ma teadsin ja siis seda ma laulsingi niimoodi täies kõris koos oma õega, sest ma esimest korda mõlemad olime Jeesusega kohtunud, ta täiesti üliägedalt aitas meid. Me kaotsime oma võtmed ära ja siis, mis Jumal tegi, oli see, et ta lasi tähest alla tulla maapinnale valguse ja sinna, kus see valgus langes, siis seal olid võtmed. Ja siis, kui me need võtmed võtsime ja me jooksime kodu poole, me laulsime siukest laulu, et mu päästja elab. Mu päästja elab, mu päästja elab, mu päästja elab. Ma tean, ta päästis mu, ta veri katis pattu, usun ma. Kõik häbi ja valu ta nimes on ära võetud, usun ma. Tõstan võidulippu, sest Jeesus on surma võitnud. Mu päästja elab, mu päästja elab, mu päästja elab, mu päästja elab. Ma tean, sa päästsid mu, su veri katis pattu, usun ma. Kõik häbi ja valu su
nimes on ära võetud, usun ma. Tõstan võidulippu, sest Jeesus on surma võitnud. Mu päästja elab, 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 mu päästja elab. Sa võtsid koormad, ma tõusen koos sinuga ja tantsin nüüd rõõmuga ja näen su riiki tulemas. Sa võtsid koormad kõik, tõusen koos sinuga ja ma tantsin nüüd rõõmuga ja näen su riiki tulemas. Mu päästja elab, 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 mu päästja elab. Aga teate, miks ta elab või? Kas te teate, miks ta elab või? Üks teine laul ütleb seda, miks ta elab. Ma räägin teile. Tühi haud, see laulab nüüd ja kostub hüüd. Ta elus on ja vaba maa. Tühi haud, see laulab nüüd ja kostub hüüd. Ta elus on ja vaba maa. Ülista tõusu poeg, ülista ja austa tõusnu poega. Kiitke haua püüdjad, Jeesus elus on. Vaenlane on murtud tema jalge all, võit on surma kustutanud. Jeesus elus on, Jeesus mu päästja elab. Mäletate? Mu päästja elab, mu päästja elab, mu päästja elab, mu päästja elab. Jeesus, me tõstame kõrgeks sinu nime, sest sinu nime on ainuke, mis päästab. Ja Jumal, seda sama nime me kõneleme üle iga lapse, kes on siin ruumis, iga lapse, kes vaatab võib-olla kodus alles, ma ei tea, kui palju hiljem seda ülekannet. Jumal, las sinu nimi olla üle selle lapse, las sinu verekaitse olla üle nende laste, et nad võiksid õppida tundma ka sind kõigil oma teedel, et nad võiksid näha, et sa oled Jumal, kes tuleb appi siis, kui on häda käes. Aga Jumal, sa oled ka see, kelle juurde tulla siis, kui on elus suurim võit saavutatud, sest see võit on peaasjalikult läbi sinu saavutatud. Nii et me õnnistame Jeesuse nimel neid lapsi, ükskõik kus nad meie ümber on, me sirutame oma käed nende poole, ütleme tänu Jumalale nende eest ja tänu Jeesus, et sa ilmutad neile iseennast ja et sa särad läbi nende. Amen. Täiega lahedad lastekad teile. Võime istet võtta vahepeal. Jätkame varsti ülistusega. Aga enne seda, ja lapsed võivadki minna, Laura on seal ukse juures, et minge tema juurde ja tema teab, kuhu sealt edasi liikuda. Mõningad teated, aga kõigepealt võtame ka kokkukorjanduse, kui keegi täna on võtnud kaasa oma kümnise või vabatahtliku annetuse, nüüd on see hea hetk. Ja nagu on juba tavaks saanud, ma küsin, kes võiks olla vabatahtlikud. On nii vabatahtlik, kes tuleks kohe karpidega ringi käima? Mati? Ja äkki Aivar, oled sa teine vabatahtlik, sobib sulle korjandust võtma? Aitäh, Aivar.
laseme karbid ringi käima. Aga samal ajal mõningaid teateid ja kes on tulnud täna siia selle mõttega, et tahab, et tema eest palvetataks, kas mis iganes, kas on vaja eespalvet, tänupalvet, siis pärast on võimalus olemas, kardin tõmmatakse ette ja vaadake sealt tagumisest uksest sisse, seal on keegi kindlasti olemas, kellega koos saate palvetada. Ja esmaspäeviti tavaliselt ja tavapäraselt ka seekord on meil palveteenistus kell 7 siinsamas Karmeli hoones. Ja palvekliinik veel ei tööta, aga juba septembrist alustab, 22. september on see kuupäev, kui on Healing Roomi esimene kokkusaamine ja palvekliiniku töö uueks hooajaks jälle algab. Aga seniks on hingehoid ja eespalve võimalus alati olemas nii siin koha peal. Kui te lähete meie kodulehele karmel.ee, siis sealt leiate ka kontaktid, kui tahate, ei taha näiteks näost nakku öelda palvesoove, siis vabalt alati võib kirjutada, seal on meiliaadress olemas ja siis läbi selle saate ka oma palvesoovid alati esitada. Ja 28. augustil on selline asi tulemas nagu püha kutse. Plakat on siin üleval ja see on selline, ma ise ka täpselt tea, mis see on. Ma natuke lugesin selle kohta, aga Mission Estonia korraldab seda ja kui tahate täpsemalt vaadata, siis kodulehekülg on neil ka olemas, seal on mõningad videod, see on palve, ülistus, mitmed asjad, et õhutada üles ande meie sees ja seda kutset, milleks Jumal on meid igat ühte kutsunud, et see tuleks igaühe elus esile. Need 28. augustil siinsamas Karmelis ja kell 6 õhtul. Ja kõik on oodatud, mitte ainult Karmeli liikmed, vaid võite kutsuda kõiki teisi, samamoodi sõpru tuttavaid siia kokku. Ja 30. augustil on meil jälle teenistus ja siis on ka leiva murdmine, selle osa nagu pastor Gunnar eelmine nädal ka ütles. Ja kohal on Andrus Lukas ja kompani teevad siis ülistust ka 30. augustil. Ja esialgu oli küll info, et septembris kohe hakkavad teenistused kell 11, aga väike muudatus tuli ja 6. septembril on meil teenistus ikkagi veel õhtul kell 5 ja külas on Phil Shaw, selline mees ja ta on Shake the Nation Europe direktor ja sinna võib ka kutsuda alati keda iganes oma sõpru tuttavaid ja ta tuleb meid teenima siia ja see on hea võimalus ka kedagi endaga kaasa kutsuda, aga pärast seda siis teenistused hakkavad jälle kell 11, aga 6. septembril on ikkagi siis kell 5 õhtul veel. Ja 13. september siis algab ka jälle pop-lastekate uus hooaeg ja siis tuleb juba praegu tegeletakse lastega alati, aga siis juba läheb konkreetsed programmid ka, nii et kellel on lapsed, võite üles märkida, et 13. september on pop-lastekate algusaeg. Ja eestpalvekogudus on meil ikka jausa kogudus, nii et võime ja peame alati neid meeles ja palvetame nende eest ka. Ja see nädal on meil olnud ka 4 sünnipäevalast. Aime Lukk, Jelena Laar, Klaarika Mägi ja Liidia Kams. Et nüüd saamegi koos tõusta, palvetada nende eest ja samamoodi selle korjanduse eest, mis me oleme kokku pannud siia. Aga samas ma juba kutsun siia ette Veronika, Eereku ja Urmo ka, et nemad võtavad peale tänupalvet ka mikrofoni üle ja saame mitmete erinevate asjade eest veel paluda. No, palun, te võite siia tulla ka. Ma kõigepealt täname selle eest, mis me oleme kokku pannud ja samamoodi sünnipäeva laste eest. Ja tänu sulle, et sa oled hea isa, et sa oled meile kinkinud väga palju, isand, samamoodi, et meil on kõik kaetud, nagu sa oled oma sõnas lubanud, et kes on ustav, selle vastu sa oled ustav ja see kehtib vägagi rahaasjade kohta, isand. Tänu sulle, et see ei ole mingi koorem, see ei ole mingi selline kohustus, et meie peame murdume selle all, vaid sa oled selgelt öelnud, et see, kes õnnistab, see saab õnnistatud. See, kes külvab välja, sellele külvatakse ja ülirohkesti. Isa, tänu sulle, et tänu sellele on meie vajadused kaetud meie enda eludes, koguduse elus, issand, ja me saame välja jagada ka teistele, mitte endale hoides, vaid isa tõesti välja jagada, isa, ja tänu sulle ka selle tarkuse eest, et sa oled andnud tarkust koguduse juhtidele ka kasutada seda headel eesmärkidel, nii selle hoone ehituseks kui välja külvamiseks samamoodi mitmetes erinevatesse kohtadesse. See on tänu sulle, et sa oled suur ja sa ei jäta kedagi hätta, isa, kes hoiavad kinni sinu sõnast. Kiitus sulle, isand.
isa, ma väga tänan ka veel sünnipäeva laste eest, isa. Sa liidad inimese kogudusega, isa, ja selle perekonnaga siin, isa, siis meil on eesõigus, isa, palvetada ja tänada sind, issand, see nädal Aime, Jelena, Klaarike ja Liidia eest, issand, tänu sulle. Hoia neid ja see õnnistan neid sellel uuel algaval eluaastal või alanud eluaastal, isa. Juhi nende teid, issand, oma sõna ja läbi, isa, oma vaimuga, isa, et nende elu võiks olla kiituseks sulle, isa, et nad kogeksid selle sees suuri õnnistusi samamoodi, issand, nii enda eludes kui issand välja jagamiseks. Juhata nende teid, issand, ja pane oma käsi nende üle. Isa, kiitus aga sinu nimele. Amen. Aga jääme seisma ja ma annan mikrofoni siis edasi kohe Urmole. Hea isa taevas, tõesti tänu sulle meie armsa Eesti eest, meie Eesti rahva eest, meie Eesti noorte eest. Issand, ma tänan, et need noored on need, kes ehitavad üles seda homset Eestit, kus me kõik elame. Issand, ma lihtsalt palun, et üks sinu tarkus ja sinu vaimu juhtimine võiks olla üle nende inimeste, kes langetavad neid otsuseid. Issand, ma tõesti palun, et üks sinu õnnistuse laine võiks olla nende noorte üle. Et sinu vaim võiks olla välja valatud nende noorte üle. Issand, ma tänan, et me saame elada vabas riigis ja et tõesti, ma palun, et see vabadus ei jääks kuidagi mingiks õpiku mõisteks, mis me lihtsalt loeme, vaid tõesti, et kui paljud on üles kasvanud vabas Eestis ja ei ole kogenud seda, et kui vabadust ei ole. Issand, et me võiksime olla tõesti rõõmsad ja tänulikud selle eest, et see ei oleks midagi, mis on lihtsalt iseenesest mõistetav, vaid see on tõesti Jumal sinu kingitus ja aitäh sulle selle eest, aitäh sulle ülirohkesti. Tänu, amen. Isa taevas, meil on eesõigus ka tõsta praegu üles ja tänada sind koguduste eest. Täname sind selle vaba Eesti eest ja 35 aasta eest, selle vabaduse eest sinu sõna kuulutada ja kirikute uksed on avatud ja kõik võivad sisse ja välja käia. Me täname sind selle eest, Jumal. Aga me palume, et me võiksime ka olla, Jumal, ka sõnategijad, Jumal, ja levitada sõna välja. Kasutada seda aega, mis meil on antud, seda armuaega. Aitäh sulle, Jumal, et sina tegutsed ja sina liigud erinevates kogudustes. Jumal, me kuulutame sinu parimat Karmeli koguduse üle. Kuulutame, Jumal, et sinu püha vaim saaks võimsasti tööd teha siin selles paigas. Kasutades neid inimesi, kes siin on ja tuues juurde inimesi veel. Isegi me usaldame kogu Eestimaa kristlaskonna sinu kätte. Kuulutame, Jumal, sinu parimat ja palume ka, Jumal, et sinu riik laieneks. Aitäh sulle, Jumal, selle 35 vaba aasta eest ja me usume, Jumal, et sa oled seda armuaega pikendamas ja veel kinkimas vabadust ja seda võimalust kuulutada. Aitäh sulle, Jumal, Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Halleluuja, me täname ja kiidame sind. Ise, kui me vaatame tagasi ajaloos ja tänasele päevale ja sellele Molotov-Ribbentropi paktile ja saladokumentidele ja asjadele, millele kirjutati alla ja lepingutele, mida tehti ja millele loodeti ja mida me näeme, et mis ei tööta ja tegelikult käivitus üks kuri stsenaarium ja kuri päev meie jaoks. Ise siis me ei tea, milliseid lepinguid tehakse täna kuskil kulisside taga. Ise meie ei tea, milliseid läbirääkimisi kuskil peetakse. Ise meie ei tea, millistes asjades kokku lepitakse või kuidas rahvaid või kuidas piire või jooni tõmmatakse. Iga see, mida me teame, isand on seista siin sinu ees. Ise tõsta oma silmad sinu peale. Ise nii nagu teine ajaraamat räägib, isand, kui kuningas Joosafat oli kitsa koha peal ja ta ei osanud enam mitte midagi teha ja mitte midagi ei olnudki tegelikult teha. Ja siis see, mida ta teadis ja see, mida ta oli õppinud ja see, mida ta oskas teha, oli tõsta silmad sinu peale ja tunnistada seda, et meil ei ole enam ühtegi käiku ja meie ei tea, mida teha. Meie ressurss on otsas ja meie teadmised ja meie tarkus on otsas ja meie silmad on sinu peal. Isand, ja tegelikult, kui me vaatame ümber ringi, isa, siis me näeme, isand, seda sama kordumas meie maal, isa, me näeme, et ei ole käike.
isa, me näeme, et ei ole häid lahendusi, isand, et ei ole häid nagu teid ja viise, isand, et meie ministritel, isand, on käigud otsas ja tegelikult seal ei olegi muud midagi, kui me tõstame oma silmad sinu peale. isa, ja ütleme, et sina oled meie lootus. isand, sina oled selle maa lootus ja sina oled selle rahva lootus. isand, ja sellepärast, isand, me hüüame sinu poole ja ütleme, tule ja liigu sellel maal. isand, tule ja liigu sellel maal ja tule ja vala välja oma vaim selle maa üle. isand, sest siis me oleme hoitud ja siis me oleme alles, isa, ja siis me püsime. isa, ja siis on meil tulevikku ja siis on meil lootust. isa, ja me täname sind, et seal on prohvetlikud hääled. isa, ja seal on prohvetlikud sõnad tõusnud üle selle maa. isand, ja sa oled öelnud, et sa tahad täita seda maad oma auga ja oma tundmisega. isa, nii nagu veed katavad merepõhja. isa, ja see on see sõna, millele me toetume ja mille külge me ennast tankurdame. isa, ja ütleme, et las see sünnib, isa, las see vabaneb, las see tuleb esile. isa, las veed katavad selle maa, isa, need sinu vaimu veed, isa, ja need sinu vaimu vihmad ja sinu vaimu tuuled, isa, las nad toovad muutuse, isa, ja muudavad selle maa näo ja muudavad selle rahva südame, isa, ja teevad selle töö, millega meie ise ei ole hakkama saanud. isa, meie ei ole suutnud muuta oma südant ja muuta oma rahva südant. isa, aga me palume, et sina tuled ja teed selle töö. isa, just nii nagu sa ütled, et sa võtad need kivised südamed. isa, ja sa annad lihased südamed. isa, ja sa paned meie sisse oma vaimu ja sa teed, et me tahame ja käime, isa, sinu sõna ja sinu teede ja sinu radade järele. isa, ja me palume seda kogu oma rahva üle. isa, me palume seda kogu oma maa üle. isa, tule ja liigu. isa, tule ja taas vala välja oma vaim. isa, ja tule ja ärata meid ja too Jumala kartus. isa, too Jumala kartus ja too Jumala tundmine. isa, ja tule ja muuda meie südamed. isa, me ootame sind. isa, meie silmad on sinu peal. isa, me ülistame ja kiidame sind. isa, ja ütleme, et sina oled meie lahendus ja sina oled meie vastus ja sina oled meie lootus. tänu ja kiitus sulle, Jeesus. isa, ja me täname sind, et tõesti me võime täna õnnistada isa kogu oma maad. isa, me täna võime õnnistada kõiki oma juhti. isa, ja tõesti kuulutada Jumala kartust, isa, ja kuulutada Jumala tundmist nende üle. isa, ja kõneleda seda, et su rahvas tõuseb ja su kogudus tõuseb. isa, ja tõesti tuleb kokku ühtsuses ja tuleb kokku üksmeeles. isand, et tõesti me kasvame täisealiseks ja kasvame täismeheks. isa, ja paneme kõrvale kõik oma solvumised ja kõik oma haiged saamised. isa, ja paneme kõrvale oma õiguse. isand, isegi siis, kui meil on olnud õigus, isa, paneme kõrvale oma õiguse, loobume oma õigusest. nii nagu sina, Jeesus, loobusid oma õigusest meie pärast. isa, nii me tahame panna kõrvale oma õiguse. isa, me tahame kõrvale panna oma nagu sellise kanguse ja jäikuse. isa, ja oma õiged saamised ja oma solvumised. isa, ja hakata kinni sinust. isa, hakata kinni sinust. isa, ja kuulutada seda, et sina tuled, isa, ja tõstad üles oma rahva. isand, et sina muudad meie südamed ja sina liidad meid kokku ja sina tood meid kokku. isa, ja kui me oleme koos ja kui me oleme sinu ees, isa, ja kui me hüüame sinu poole ja kui me ülistame ja kummardame sind, isa, just nii nagu selles ajaraamatu 20. peatükis, isa, siis sina tood muutuse ja sina tood võidu. isa, sina tood võidu nii, et meie ei peagi välja minema, et sina ise sõdid. isand, et sina ise lähed lahingusse ja sina ise sõdid ja sina lähed meie ees. isa, ja sina muudad meie saatuse ja meie olukorra. isa, nii et me ülistame ja kiidame sind. isa, me õnnistame su rahvast. isa, me õnnistame oma maarahvast. isa, ja me kuulutame seda, et sina oled kõikvõimas, kõigeväeline Jumal. sina, kes oled andnud meile selle maa, sina, kes oled andnud meile need rajad ja need piirid ja selle aja, isa, selleks, et me otsiksime sind. isa, see on see, mida me tahame teha ja mida me igatseme jätkuvalt teha. isa, ja me täname sind, et sina tahad, isa, kohata meid, isa, liikuda sellel maal ja tõsta üles maa, isa, näidata oma au ja näidata oma suurust ja näidata oma armu, isa, näidata oma vägevust siin. tänu sulle, Jeesus. Amen.
Meil oli Hardiga mõnda aega tagasi võimalus käia sellisel saarel nagu Gotland, Jumala saar. Ja see oli täiega õnnistatud reis. Jumal nagu nii palju kõnetas, et me olime nagu sellises õndsus, et me ei suutnud ära uskuda seda armu, mida Jumal meie peale nagu laskis tulla. Ja me olime just külastanud ühte üliuhket kirikut seal Gotlandi saarel. Seal oli üks suur vitriin ja seal oli 12 musträstast, mis on nagu 12 jüngrit, Jeesuse jüngrit. Seal oli üldse hästi palju üli võimsaid selliseid sümboleid. Ja siis seal lõpus oli üks suur paat, kuhu inimesed said visata oma palvesoove. Ja siis see, mis Püha Vaim andis selle hetkel nagu kirjutada ja see, mille ma viskasin siis pärast seda, mis Jumala Vaim tegi. No ühesõnaga, me olime täiesti õnnistatud, nagu täiesti siuke tunne, nagu kogu aeg kõnnid Püha Vaimu ligiolus. Ja siis me läksime sinna kohalikesse poodidesse ja seal olid, me sisenesime sinna poodi, vaatasime seal ringi, vaatasime, väga äge, siukene ilus Rootsi disain, siukene Rootsi käsitöölased. Nüüd Katre, sa võid selle esimese pildi panna. Ja siis ma jõuan ühe plagu juurde ja seal on hästi palju, need on tegelikult nagid, aga nende nagide peal on loomapead ja siis sa vaatad, et seal on koduloomad ja siis on metsloomad ja siis vaatad, et mõtled täitsa lõpku palju ägedaid loomi, Jumal on nagu teinud paljude peale nagu ei mõtlegi. Ja siis ühel hetkel mu silm peatus lõvi peal. Vaata, kas sa, vot sellise lõvi peal. Siis ma mõtlesin, kui äge, äkki ma ostan Elorale sellepärast, et Elorale meeldivad väga Narnia lood ja Narnia loos on lõvi, tema nimi on Aslan ja ta on Jeesuse, võrdpilt Jeesusest, Jeesus kui juuda lõvi. Ja siis ma liigun edasi silmadega, vaatan, et järgmine oli eesel, me olime just lastega teinud läbi selle palmipuude püha, nagu kogu selle paasapüha. Me mängisime, onu Mark mängis eeslit ja siis me ehitasime lastega palmipuu oksi, siis mõtlesime appike nagu äge, et siin on lõvi ja siis see eesel, ühesõnaga see lõvi, kes istub eesli seljas, mõtlesin nii äge, et ostab kohe 2 tükki, paneme nad seinale. Ja siis ütlesin juba sellele noormehele, kes siis seal nende klientidega toimetasin, ma ütlesin, me võtame need 2 ja ma olin nii õnnelik selle võidu üle, mis me sealt ja selle loo üle, mille Jumal kõik meelde tuletas. Ja siis ta otsib sealt taga laost ja siis ma mõtlen, et täiega huvitav, et siin ei ole nagu lammast. Et põhimõtteliselt lammas on nagu Gotlandi enam-vähem nagu vapiloom, et kuidas on võimalik, et siin ei ole nagu lammast. Et mõtle, mis oleks veel parem kui lõvi ja see eesel lõvi ja tall. Ja siis ühel hetkel ma tõstan oma silmad üles, ma näen, et seal on selline uksepiit ja seal uksepiidal on lammas. Ja siis ma ütlen talle, oot, kuule, tule tagasi, et ma seda eeslit ei võta, et kui mul on võimalus võtta lõvi, siis võtaks lõvi ja tall. Ja täpselt nagu on eesti keeles, kui sa ütled lõvi ja tall, sa võid sama hästi öelda Jeesus, sest see on Jeesuse võrdpilt. Sa ei kasuta seda kombinatsiooni mitte mingil muul moel, kui ainult sa ütled lõvi ja lammas, kui sa tahad öelda lõvi ja lammas loomana. Aga lõvi ja tall võrdub Jeesus alati. Ja siis ta nagu otsib sealt laost, et ütleb, et ma ütlesin ka, I would like to have the lion and the lamb. Ja ma nagu kuulsin, mina kuulsin oma vaimus Jeesus, mina tahan Jeesust. Ja siis ta ütles, et mul on väga kahju, meil ei ole üldse lambad, et kõik lambad on otsa saanud. Ja siis ma ütlesin, aga teil on üks lammas seal naelutatud selle uksepiida külge. Ta ütles, see on viimane lammas, kui te soovite, see on teie. Sellel hetkel mul lihtsalt jooksis jutt läbi, sest Jeesus on see tall, kes anti meie eest, oli ainus ja ta oli see ainukene, kes päästab. Ja siis läheb mõnda aega mööda, arvake ära, loomulikult ma loen õhtul just seda kirja kohta, mille läbi Jumal oli päeval mind kõnetanud. See on niisugune äge raamat, Piibel õpetab seda, et see, kes kuuleb seda raamatut, see, kes loeb seda raamatut ja see, kes õpetab seda raamatut, on õnnistatud. Nii et ma loen sellest raamatust, see raamat on ilmutuse raamat ja see on 5. peatükk ja ma nägin troonil istuja paremas käes rullraamatut, täis kirjutatud seest ja väljast, kinni pandud 7 pitseriga. Ma nägin võimsat inglit, kes suure häälega kuulutas, kes on väärt avama seda raamatut ja lahti tegema selle pitsereid. Ning mitte ükski taevas ega maa peal ega maa all ei suutnud avada raamatut ega vaadata sinna sisse. Ma nutsin kibedasti
et kedagi ei leitud väärt olema avama seda raamatut ja vaatama sinna sisse, siis üks vanemaist ütles mulle, ära nuta, ennäe, Juuda lõvi Juuda suguharust, Taavet juurde, tema on võitnud. Tema võib avada raamatu ja selle 7 pitserit. Ja ma nägin trooni ja 4 olevuse ja vanemate keskel seismas talle. Ehk siis talle öeldakse, et näed, see lõvi seal, tema saab avada seda ja ta vaatab, see on tal. Ja loomulikult ma sain selle viimase talle ja viisin koju ja lihtsalt täna nad ripuvad Elora toas seal nagisema. Iga kord, kui ma vaatan, siis ma lihtsalt vaatan, Jeesus, tänu Jeesus selle hinna eest, mille sa oled makstud. Sinu nimi on ainukene, mis vabastab. Sinu nimi on ainuke, millel on, mitte lihtsalt sa ei ole väärt lugema seda raamatut, aga su nimi on ainuke, millele alistuvad kõik meelevallad, kõik väevõimud, millele alistub iga haigus. Kõik allistub Jeesuse nimele. Ja see oli nii äge, ma tahtsin seda jagada, sest ma arvan, et me laulame täna sellest võimsast nimest veel ja palju. Ja olgu see julgustuseks, see nimi Jeesus. Ma julgustan teile seda palves ütlema rohkem seda nime Jeesus, kui kunagi varem. See nimi on kõige võimsam nimi kogu universumis. Ta on meie looja, ta on meie päästja. Loodame, et me suudame midagi laulda ka. Jeesus on üks vägi, sinu nimes Jeesus on üks vägi, sinu nimes Jeesus. Murda ahelad kõik, murda ahelad kõik, murda ahelad kõik. On üks vägi, sinu nimes Jeesus on üks vägi, sinu nimes Jeesus on üks vägi, sinu nimes Jeesus. Murda ahelad kõik, murda ahelad kõik, murda ahelad kõik. Murda ahelad kõik, murda ahelad kõik, murda ahelad kõik. On üks vägi, sinu nimes Jeesus. On üks vägi, sinu nimes Jeesus. On üks vägi, sinu nimes Jeesus. Murda ahelad kõik, murda ahelad kõik, murda ahelad kõik. Murda ahelad kõik, murda ahelad kõik, murda ahelad kõik. Sinu nimes Jeesus, Jeesuse nimes siin ja praegu. Iga ahel ja köidik purunegu. Jeesuse nimes, Jeesuse nimes siin ja praegu. Rivi järel, iga hääl ja köidik purunegu. Jeesus, sinu nimes on üks vägi, sinu nimes Jeesus. Me kuulutame seda nime, üks vägi, sinu nimes Jeesus. Sinu nimes on üks vägi, sinu nimes Jeesus. Murda ahelad kõik, murda ahelad kõik, murda ahelad kõik, kõik ahelad, murda ahelad.
Jeesuse nimes siin ja praegu. Igahel ja köidik purunegu. Me kuulutame kõikidele köidikutele Jeesuse nime. Jeesuse nimes siin ja praegu. Igahel ja köidik purunegu. Mäletate seda laulu, mida me oleme palju kordi laulnud, mis öeldakse Jeesuse nime kohta? See on kõige väärisem, see on kõige kaunim, see on kõige aulisem, see on nimi, mis päästab. Sellel nimel ei ole rivaali, Jeesus ei ole ühtegi rivaali. Sul pole rivaale, ei leidu sul võrdsed, sa igavesti valitsed. Sinule kuulub vägi ja austus, su nimi on suurim nimedest. Sul pole rivaale, ei leidu sul võrdsed, sa igavesti valitsed. Sinule kuulub vägi ja austus, nimi on suurim nimedest. Kõigist nimedest välisem on nimi Jeesus kuningas. Kõigist nimedest välisem, võimatud on võrdlused. Kõigist nimedest välisem on nimi Jeesus, sul nimi Jeesus. On üks vägi sinu nimes Jeesus. On üks vägi sinu nimes Jeesus. On üks vägi sinu nimes Jeesus. Murda ahelad kõik, murda ahelad kõik, murda ahelad kõik. Murda ahelad kõik, murda ahelad kõik, murda ahelad kõik. Murda kõik ahelad, murda iga viimne kui ahel, mida vaenlane on kavalusega pannud. Jumal, paljasta need, me murrame katki need Jeesuse nimel ja ütleme, et Jeesuse nimel siin ja praegu me laulame ja kuulutame Jeesuse nimel siin ja praegu. Igahel ja köidik purunegu Jeesus sinu võimsal nimel, Jeesuse nimel siin ja praegu. Igahel ja köidik purunegu. Tänu Jeesus sulle, et me ei pea elama mitte mingi orja ikke all, mitte ükski kavalus, mida vaenlane pannud püünisena, see, kuidas ta käib ja vaatab, et kas ta saab kedagi neelata, vot meid ta ei neela, sest meil on pandud sinu nimi, Jeesus sinu nimi meie peale. Ja see nimi ütleb, et ei, vaenlane, sa ei saa tulla, aga tulla röövima ja neelama ja hävitama, sa ei saa tulla, sest Jeesuse nimi on meie peal, me oleme lunastatud tema veres. Nii võimas on see hind. Ainus troon kuulub sul, ainus troon siin kuulub sul, mitte kellelegi teisele, mitte kellelegi teisele. Ainus troon siin kuulub sul, ainult sulle, sulle Jeesus. Kõik ülistuse, kogu kiituse, me laulame su jalge ette. Kõik ülistuse, kogu kiituse,
pühenduse me asetame su trooni ette, su jalge ette, oma pühenduse me asetame su jalge ette, su trooni sind armastame, Jeesus, sind armastame, Jeesus, sa oled ainus, sa oled ainus, kel kuulume ülistus, sa oled ainus, Jeesus. me kummardame, välja valame kõik kiituse su jalge ette, me kummardame, välja valame kõik kiituse su jalge, Jeesus, o kuningate kuningas, Jeesus, Jeesus, me kummardame vaid sinu nime, me kummardame vaid sind, Jeesus, ja valame välja kiituse sinu trooni ees, Jeesus. ainus troon kuulub sulle, Jeesus, ja jääb alati kuuluma. ainus troon, Jeesus, ainus troon, Jeesus. me kummardame, välja valame kõik kiituse su jalge ette, me kummardame, välja valame kõik kiituse su jalge ette, Jeesus, Jeesus, me kuningas Jeesus, me issand Jeesus, me hea karjane, kes sa hoolitsed meie eest. sa saadad meid haljastele aasadele ja hingamisvetele, kuningate kuningas, Jeesus, sa oled hea karjane ja ainus, keda me ülistame, Jeesus, on sinu nimi, Jeesus, ainult sinu nimi, Jeesus.
tahan leida end sinu juurest, isa taevas. Ma tahan leida end sinu juurest, isa taevas. Ma vajan leida end sinu juurest, isa taevas. Ma vajan leida end sinu juurest, isa taevas. Oh Jeesus, tule nagu vetevoog ja loputame sügavused. Tule nagu tulvavesi ja puhastame peidupaigad. Oh püha vaim, sa tule kui tuul ja puhasta meid, sa puhasta meid. Sa tule kui tuul ja puhasta meid, Jeesus puhasta meid. Oh, sa tule kui tuul ja puhasta meid, oh Jeesus puhasta meid. Sa tule kui tuul ja puhasta meid, oh Jeesus puhasta meid. Puhasta iga konaruus, iga nurgatagus, iga peidupaik meie sees, iga õnaruus. Jeesus puhasta, puhasta, puhasta. Puhasta Jeesus, sa tule kui tuul ja puhasta. Käi oma rahvast läbi, tule kui tuul. Sa tule kui tuul, sa tule kui tuul. Oh, tule ja pühi läbi oma rahvast. Pühi minema kõik, mis on ebapüha. Pühi minema kõik, kuhu minema kõik. Sa tule kui viin ja kasta meid, Jeesus kasta meid. Sa tule kui viin ja kasta meid, oh Jeesus kasta meid, oh Jeesus. Sa tule kui viin ja kasta meid, oh Jeesus kasta meid. Sa tule kui viin ja kasta meid, oh Jeesus kasta meid. Mitte tiputades, mitte nagu seenevihm, vaid Jumal nagu paduvihm, kasta meid. Nagu tulvavihm, nagu troopiline vihm, Jeesus kasta meid. Oh Jeesus kasta meid, oh Jeesus, Jeesus kasta meid. Kasta oma rahvast, Jeesus. Oh Jeesus, sa tule kui viim ja kasta meid, oh Jeesus kasta meid. Sa tule kui viim ja kasta meid, oh Jeesus kasta meid. Ja
Jeesus sulle selle eest, et sa mitte lihtsalt ei puhasta meid ja sa ei kasta meid ja sa ei murra katki ahelaid, mida vaenlane meie elus on kuidagi salaja pannud meile, neid püüdepaelu, mida ta on pannud. Ja Jumal, sa mitte ainult ei ole meid unastanud ja päästnud, aga Jumal, sa tood nii suurt rõõmustust meile sinus. Sest sinu kuningriigis käivad asjad hoopis teistmoodi. See on Jumal nii äge, see on nii äge. Jumal, me täname sind Sigmari eest, kelle sa oled võidnud selleks, et esile tuua midagi nii head sinu käest. See on nii tore, et meie inimestena ei suuda mitte midagi teha. Me oleme inimestena lihtsalt inimesed, aga Jumal, kui sinu vaim tuleb kellegi peale, siis sealt tuleb midagi erilist välja. Ja Jumal, me praegu sirutame kõik oma käed Sigmari poole. Jumal, lihtsalt täname sind selle eest, et sa võiad teda, Jumal. Sa võiad talle ja annad talle elusõna, mida ei ole mitte ühelgi inimesel, aga need on sinul olemas, Jumal, ja sina annad neid sellele, kelle sina oled võidnud oma sõnu rääkima. Sellepärast, Jumal, me ütleme, võia. Las sinu vägi ja sinu pühavaimu tuli ja mis iganes on vaja, las see praegu langeb Sigmari keelele. Et see, mis iganes ta tuleb ja hakkab rääkima. Jumal, me oleme kõik siin tooli peal püsti, sellepärast ja hoiame toolides kinni, sest see on nii vägev, Jumal, mis sa teed. Tänu sulle, Jeesus, ja me saame olla sinu ees. Aamen. Tervituse minu poolt ka. Ma tänan sellise palve eest, aga ma jätkaks palvetamist ja ülistamist, aga omal moel. Kallis Taeva, Isa, ma tänan sind selle päeva eest. Isa, ma tänan iga inimese eest, kes tänan siia tulnud. Isa, ma palun õnnistust sellele, mida mina jagan ja ma palun, et sa võiaksid mind ja et sa võiksid täita mind oma püha vaimuga ja et sa võiksid puudutada igahe südant, kes siin on, et sa võiksid kõneleda igahe ellu oma elavat sõna, et see võiks muuta meie elu, et see võiks paika panna sellest, mis me südames on, kas õieti või valesti. Aga palun, et sa paneksid paika, et sa muudaksid ja korrigeeriksid meie südame hoiakuid ja puhastaksid ja pühitsaksid meid kõiki Jeesuse Kristuse nimel. Tee meie kõrvad lahti ja silmad lahti, et me näeks sind tegutsemas, näeksime, mida püha vaim teeb ja mida ta meile näitab Jeesusest Kristusest. Aitäh sulle, Taeva Isa, igaühe eest, et sa oled kutsunud meid siia paika, et sa oled kutsunud kuulama neid, kes on kuskil kuulamas. Tänan sind ja õnnista meid Jeesuse nimel. Aamen. Minu tervitused kõigile ja Jumala armu. Tänu Jumalale. Kui ma selle juttu, selle pealkirja paneks, natuke kummaline pealkiri paneks, aga see võiks olla, kuhu ma võiksin põgeneda sinu palge eest. See on nagu niisugune huvitav pealkiri. Ma olen selle peale mitmeid kordi mõeld, et võib tekkida küsimus, aga milleks ma peaks Jumala palge eest ära põgenema? Aga Taavet laulis sellist laulu. Ja enne kui ma selle sõna juurde lähen, mõtleme, me tegelikult kõik põgeneme kuskile. Kõik inimesed põgenevad kuhugi, kas Jumala palge eest või mingite olukordade eest. Sina oled ka kindlasti põgenenud. Ja näiteks kui praegu on sõda mõnel maal, sõjapõgenikud nad põgenevad sõja eest. Kõik need olukorrad, mis meie elus on, need panevad meid pelgupaika otsima. Mis pelgupaika sina otsid ja millise sa leiad omale? On palju võimalikku pelgupaikasi leida. Ma käisin iluti mingi aeg tagasi rannas. Mõtlesin, et jutluseks vaja valmistada ja tahtsin nagu niisugust vaikust ja rahu ja läksin siis randa autoga ja üksinda ja siis Rakvere manner, eks siin on kõik niimoodi ühtmoodi, läksin sinna randa ja autost tuled välja ja kõik on okk ja siis kui sa jõuad sinna päris randa niimoodi, avastasin, et on tuuline ilm on. Kohe nii tuuline, et häiris kohe. Ja mõtlen, et
nagu tahaks nagu rahu ja vaikust, aga Rakveres ei olnud tuuline. Aga just seal oli. Ja siis hakkas mind nagu see häirima, nagu siin ei ole tüütu olla niimoodi, kõik uhiseb see, kõik see tuul ja nii. Ja siis läksin, avastasin, et vaata, kui inimene ikka otsib mingi pelgupaiga omale, isegi seal rannas, hakkasin otsima, kus võiks olla selline ala, kus ei ole tuult. Ja avastasin, et leidsingi. Vaata, kui sa otsid, siis sa leiad. Ja avastasin, et seal rannas olid need kõrkjad või mis iganes, see on pilliroog või. Ja kui sa lähed sinna alla, siis seal on tuulevari. Ja ma leidsin ühe sellise paiga, mis oli liivaala, meri, siis oli see kõrkjad ja väike liivaala oli, läksin sinna. Kükitasin ja oligi täiesti vaikus. See tuul puhus kõik üle nende kõrkjate. Ja ma leidsin varjupaiga, võtsin piibli lahti ja loen. Issand on muu varjupaik. No täitsa toimis. Just esimene asi kohe, et Jumal on minu varjupaik ja mõtlesin, et küll on väga huvitav. Ja nii kui pea välja tõssin sealt, tuul vuhises vastu mind nagu. Ja pistsid pea alla, olid jälle vaikuses. Täiesti vaikus. Isegi lille või see, mis iganes seal taimed, midagi ei liikunud. Aga üle pea kõik tuul ja torm. Ja ma leidsin, vaata kui sa otsid, siis sa leiad isegi sealt tuulisest ilmast. Aga ma läheks edasi, et vaata inimesed ikkagi leiavad igalt poolt nagu varjupaikasi. Kui sa oled vaene, siis sa otsid ka varjupaika. Sa tahad saada palju raha ja see leiad. Kui sul on nagu hea palk, siis on sul hea pelgupaik. Sa ei pea nagu muretsema oma rahaasjade pärast ja inimesed otsivad jõukusest pelgupaika. Samuti kui mõni inimene nagu haige, kui sul on mingi valu, sa otsid pelgupaika, sa tahad, et kui saaks nüüd ravimit või saaks arsti, siis on hea olla. Sa leiad sellise pelgupaiga sealt. Kui inimesed tülitsevad, lähevad tülli. Oled sa tülitsenud kellegiga? Lähed tülli ja siis ühel hetke viskab nii üle, mulle aitab sellest jamast. Ja siis sa tahad sellest rahu saada, sest tülitsemises sa oled, võib-olla sa ise ei olegi võib-olla osaline sealt, sa võib-olla, et seal tüli, see atmosfääri keskelt, sa näed, kus inimesed tülitsevad, et siis ma tahaksid minema. Tahaks rahu saada. Ma tahaks sellist vaikus, ma tahaks, et oleks normaalsed inimesed suhtlevad viisakalt ja sa otsid sellist nagu pelgupaika sealt, sa tahad nagu rahu saada. Et inimesed, ega kõik on aeg-ajalt, no ega me oleme kõik ebatäiuslikud, eks. Ma olen ka tülitsenud ja olen ka vastik on olla ja siis ikka otsid pelgupaika. Tülitsemisest otsid pelgu. Mis siis veel otsitakse? Mõned inimesed lähevad lahku. Nad ei saa üldse, tülitsevad nii hullusti, et ei saa enam läbi ja siis leiavad ühe pelgupaiga, et lähme lahku, siis on kõik hästi. Nad leiavad sealt pelgupaiga omale. No, nad usuvad, et see aitab. Võib-olla aitab ka mõne puhul. Ma ei hakka seda kommenteerima, aga no, inimesed leiavad sealt lahendusi. Siis on, mis veel, hiljuti oli mingi uudis, et Eesti ühiskonnas on vaimse tervise tõttu antidepressantide kasutajate arv meeletult kasvanud. Et inimesed otsivad abi, inimesed on mures ja siis nad otsivad lahendust, kuidas sellest vaimsest nagu nii-öelda pingest ja muretsemisest ja abi saada ja otsivad pelgupaike ja küllap antidepressandid mingil määral aitavad. Et otsivad sealt abi. Küllap see sealt võib-olla keegi aitab, aga kas see nüüd täielikult aitab, ma ei hakka seda kommenteerima. Alkoholist otsitakse abi. Muidugi on inimesed, kes oskavad normaalselt tarvitada, aga üldiselt nii palju, kui ma olen kokku puutunud, kui see alkohol muutub pelgupaigaks, siis sinust saab alkohoolik. Narkootikumid samamoodi. Et kui see muutub sinu pelgupaigaks, kui see aitab, see on ainus asi, mis sind aitab. Ja siis võib-olla nad ei tulegi sellest välja, sest see ongi, hoiabki need varjus. See on ainus koht, mis mind nagu aitab. Et ma tean paljus inimesi, kes on selliste asjadega vangi sattunud. Narkootikumide, alkoholi ja mingasuguste meelemürkide varju all olla nii-öelda. Aga inimesed kasutavad sellepärast, et see on ainus ahend, mida nad oskavad leida ja mida nad on leidnud. Aga läheme edasi. Siis on olemas sellised kohad,
Jumal andis Iisraeli rahvale ühe sellise seaduse Iisraeli rahvale ja samuti ka meil Eestis on pelgulinnad, kus inimesed saavad pelgu minna, varju alla kuskile, kui sa oled kurja teinud, kogemata. No tagaväliselt on need pelgulinnad olid mõeldud nendele, kes kogemata mingi tööõnnetuse tõttu sai inimene surma ja siis need omaksed, kes siis need lähedased on, nad tahavad nagu kätte maksta, et küllap sa meelega tahtsid või midagi sul kavatsuses oli, et enne kohut juba Iisraeli rahval tol ajal sellise ühiskonna siis maksti ise kätte ja siis anti selline seadus, et inimestel oli õigus minna pelgupaika, pelgulinna nii-öelda, kus ei tohtinud siis minna ja ei tohtinud sealt ära ka minna enne, kui kohus tuli. Et sellised kohad on olemas ja siis kodututele. Mis on sinu, kui on inimene kodutu, siis sinu pelgupaik on kodu, on ju. Nii hea, kui sul on kodu. Ja kui sa saad minna sinna, mõtle, kui sul ei ole kodu. Sellised inimesi on. Nad otsivad pelgupaika. Päris õudne on olla, kui sul ei ole kodu. Olla näiteks talvel. Siis sa vajad pelgupaika. Leitakse tänapäevale võimalik, pakutakse, et on olemas kodutude varjupaik. Nii, mis veel? Kui sul oled linnakärast kõrini, siis sa lähed loodusesse. Seal on ka hea pelgupaik. Vaikusesse, mõned tahavad vaikusesse minna, mulle meeldib vaikuses olla, üksinduses olla. Paljudele meeldib, aga mõnedele ei taha vaikuses, mõned tahavad inimeste keskel. Seal on pelgupaik nende jaoks, inimesed on erinevad. Mõned lähevad reisile, kus on ka pelgupaik natukene, mitte et see halb oleks, aga lähevad sinna ja mõned on majandusmigrandid, kes otsivad oma majandusprobleemidele pelgu ja on olemas need, kes on kliimamigrandid, kes otsivad head kliimat. Sa näed nii palju kohti, kuhu võimalik põgeneda mingite jamade eest, mis elus on. Sest eesmärk on saada mingist stressist või mingist asjast vabaks. Mina olen elus ka põgenenud. Ma mäletan oma elu esimesi hetkesi sellest, et kui ma läksin, mind ema viis lapsepõlves maale. Ma mäletan, ma olin 3-aastane või niimoodi hästi väike. Ma olin nii palju, kui üldse mäletan elust, et ma mäletan, ma läksin siis maale ja esimene asi, kui ma sealt siis niimoodi tulin siis, kui lähed maale, vanaema juurde olime, siis vanaisa elas veel seal ja siis läksin siis õue mängima. Tulin sinna trepi peale ja hakkan nüüd vaatama ja esimene asi, mida ma kohtan, kukk. Ja see oli vihane mu peale. Ma ei jõudnud väljagi minna, juba tuli mulle kallale. Ja siis ma põgenesin tuppa tagasi. Mõtlen, et maailm on nii hirmus, kohe paik, kohe tappa. See kukk oli nii suur. No umbes nii suur. Ainult, et ma olin siis nii väike. Minu silmis oli ta nii suur ja nii tige. Ta tahtis mind tappa. Ma nägin, ta tahtis tappa. Ja see oli hirmus. Ja olen siin ka kukk taga ajanud. Sa võid täiskasvanud inimene, kui tige kukk siin taga ajab, see on hirmus. Ta tuleb oma nokaga lööma sind ja ma olen elus koera eest põgenenud. Hästi tige koer oli. Ma ei tea, mis ime läbi ma pääsesin. See oli hirmus suur hundikoer. Mina olin siis 3-4 aastane, ma pole elus nii kiiresti jooksnud ära. Ma ei tea, siiamaani vist pole nii kiiresti jooksnud, vabandust. Et see oli jõudne. Aga eest ma sain, ta oli ketis, sellepärast ei jõudnud mulle järgi. Aga see oli väga hirmutav. Koerast ma olen põgenenud, ma olen oina eest ära põgenenud. Üks oinas meil maal oli ja siis see läks hästi tigedaks. Me ise ajas mida ta tigedaks, me tahtsime ratsutada temaga. Ja siis ta ühel hetkel sai aru, et tema tehakse lolli nalja. Ja siis hakkas meid puksima. Ja terve suvi, see oli naabri oinas, tuli meie õue peale kaklema. Ja kogu aeg puksis meid ja siis meile terve suvi oli rikutud, 3 kuud koolivaeg. Tema tuli, nii kui tema tuli, on sina õue minna ei saa. Kükitasid seal kodus varju all, pelgupaigas. See oli õudne. Üks tuleb laamendama siin meie õue peale. Tal olid sellised, ta oli nii õudne see oinas, et tal olid sarved ära puksitud. Need olid nagu klaasikillud. Ta oli niisugune, ma ei tea, kust ta sarvedest ilma jäi, aga nagu klaasikillud tuleb siin ründama, siis on õudne. Ütleme, raske oli. Ma olen lehma eest ära põgenenud. Ma olin väike laps ja siis vanaema läks lehma lüüpsuma, ma tulin kaasa ja lehm nägi mind ja tuli oma sarvedega puksima mind. Siis ma jooksin ka hästi kiiresti eest ära ja see
võtame, me põgeneme kõik, elus on igasugu olukordasi. Need olid minu lapsepõlve mälestused. Aga kui me oleme pattu teinud, me kõik oleme teinud, mis sa siis teed? Kuhu põgeneda südametunnistuse piinade eest? Mõned inimesed põgenevad, leiavad tee, kuhu ära minna, teed pattu ja ei taha teistele näidata, ei taha, lähed inimeste juurest ära, koguduse inimeste juurest lähed kogudusest ära ja lähed Jumala palge eest ära. Selliseid inimesi on, võib-olla et sinagi selline olnud, võib-olla. Aadam ja Eva olid need, kes põgenesid Jumala palge eest ära, sest neil oli häbi. Kain läks Jumala palge eest ära, sest ta läks sellepärast ära, et Jumal hakkas temaga rääkima. Ta küsis, et kus on su vend Aabel? Kain tappis oma venna ära. Ta küsis, mis sa teinud oled? Ütleb, et mida Kain ütles, et kas ma olen oma venna hoidja või? Mina olen täiskasvanud inimene, mina teen, mis mina tahan. Ja Jumal ütles, sinu venna verehääl kisendab maa pealt minu poole. Kisendab. Kui miski kisendab, siis saad aru, see häirib. Sa ei saa, ütleme, kui midagi häirib. Muideks, see venna verehääl kisendab siiamaani Jumala poole. Ja mõtle mitmeid tuhandeid aastaid ja palju inimesi on tapetud ja kogu see kisa, see suureneb. See on nagu kose hääl, kus paljude inimeste hääl, nagu laulukoorist tead. Kõik see verehääl kisendab siiamaani ja see läheb suuremaks ja suuremaks. Jumal ütleb, et ja mis siis juhtub? Mis teeb Kain? See, mida Jumal räägib, see häirist, et ma olen minema siit. Ma ei taha seda sellist asja küsimist, sellist arupärimist, ma ei taha seda kuulda. Läks Jumala palge eest ära, inimesed lähevad ära, nad ei taha sellist kisa, nad ei taha seda pärimist ja nad lähevad Jumala eest ära, sest see häirib neid. Selle asemel, et teha nii, nagu Jumala sõna ütleb, inimesed põgenevad ära. Joona oli see, kes põgenes Jumala palge eest ära. Võttis sõiduraha, läks Tarsisesse. Piibel ütleb, et ta läks issanda silma alt ära. Ma ei taha, et sa mind vahid. Ma ei taha, et sa jälgid mind. Ma olen minema. Läks tema palge eest. Oled mõelnud, miks ta põgenes? Väga kummaline asi, mille pärast põgeneda, ja eriti Joonal. No tegelikult seda teevad päris paljud inimesed, aga Joona ise ütleb seda niimoodi. Joona 4 ja Salm 2 ütlen sulle siin niimoodi. Ja ta palus issandat ning ütles, oh issand, eks olnud see minugi sõna, kui ma olin alles kodumaal. Sellepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et sina oled armuline ja halastaja Jumal. Pika meelega ja rikas heldusest ja sa kahetsed kurja selle pärast. Et sa oled liiga hea Jumal. On hea põhjus põgeneda Jumala eest ära, sa oled liiga hea Jumal. See, mis ta talle ette heitis, mulle sa võiksid müristada rohkem. Sa võiksid karistada kurja inimesi. Joonat häiris see, et Jumal kaitses kurja inimesi. Ta tegelikult ei kaitsenud, vaid et ta halastas nende peale ja talle ei meeldinud see. Miks sa ei karista neid, kes on nii halbu asju teinud? Muideks, aga siis Joona niisama ei olnud pahane. Tal oli võib-olla kogemus sellepärast, et inimesed on nii palju halba teinud tema rahvale, võib-olla omale lähedastele, ma ei tea. Täpselt seda tausta ei tea. Aga põhjus oli. Ja ma arvan, aga tänapäeval väga paljud inimesed on väga pahased Jumala. Miks sa ei karista, miks sa lased, miks sa vaatad kõike seda jama pealt ja sa tee mitte midagi. Ma ei taha sellist Jumalat, kes ei vala oma viha välja. Nad inimesed tahavad, et Jumal oleks nagu mina. Kui keegi teeb kurja, ma maksan kohe kätte. Nad tahavad, et Jumal oleks meie sugune. Aga Jumala käes on kättemaks. Ta teeb seda omal moel, omas tarkuses. Aga see, mis Joonale ei meeldinud, sest sa oled armuline, sa oled halastaja Jumal, sa oled pika meelega, sa oled rikas heldusest ja sa kahetsed kurja. Mulle see ei meeldi. Ma olen mitme inimesega rääkinud, kes ütleb, ma ei salli sellist asja.
ma lihtsalt ei seedi sellist asja, et kuidas sa võid kahetseda ja sa nagu, no ütleme, olla helde ja armuline sellistele vastikutele inimestele. Sest nad mõtlevad nagu inimesed mõtlevad. No võib-olla oled sa ise ka mõelnud. Mõtle, kui sulle on tehtud väga palju haiget ja kurja, kindlasti sa mõtled, no kättemaks oleks praegu väga vajalik. No vaatad, kui oled kuulnud intervjuusi, kes Ukraina sõjas, need emad ja või kes te on alles jäänud, nad rääkis, et ma tahan kättemaksu. Nad kõik räägivad seal. Ma lihtsalt ei või vaadata, see on hullumeelne, mida see Putin teeb seal. No inimesed nii mõtlevad, küllap isegi mõtled. Sa oled liiga hea, see häirib inimesi. See oli nüüd Joona teema, võib-olla mõne inimese veel. Aga mis veel? Üks koht, kuhu inimesed pelgu paika otsivad, on põrgu. Ilmutuse raamat 6:16 ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele, langege meie peale ja heitke ja peitke meid troonilistuja palge eest ning talle viha eest. Mis asi see veel on? Talle viha. Ma saan aru oinast, aga tal on väike, süütu, nagu kassipoeg, veel armsam. Ma lapsepõlves mängisin tallekesega, oi, see oli armas. Kassipojast palju parem. Ma mäletan, sündisid just ja vanema viis mind siis sinna lauta ja ma olin terve päev, õhtuni välja, mind toodi ära sealt, sest see tallepoeg on nii armas. Seda kassi sa näed igal pool ja tallekesi sa ei näe nii lihtsalt. Ta oli nii armas. Ja siin räägitakse talle viha eest. Need inimesed ütlevad, lange meie peale. Mägi ja need kaljud, langege meie peale see talle viha eest. Mina ei tea täpselt ka, mis asi see tähendab, et talle viha, aga küllap need inimesed on ajanud selle talle vihaseks. Nad saavad aru, nad on pilganud seda tallekest, kes ei hakka vastu. Nad on teinud halba, nad on teinud risti vastupidi ja siis nad saavad aru, et ühel päeval tuleb kättemaksupäev. Ehk siis inimesed otsivad varju surmast. Piibel räägib surmavarju orust, Piibel räägib surmavarjust, kus inimesed lähevad varju surma. Sellepärast paljud sooritavad enesetappe, otsivad, et sealt varjumale, pelgu paika. Juuda, sest me teame, ja küllap neid on veel. Eesti keeles on üks huvitav laul. Ansambel Kammerkoor Credo laulab. Kui sa võid kodus kuurida, siis on üks suukene laul, ilus laul. Pealkiri on Ütle, mis on inimene. Ja seal laulus on sellised sõnad. Kuhu ma võiksin põgeneda su palge eest? See on see koht Piiblis. Väga ilus laul, ma olen kuulanud seda väga palju. Mulle meeldib see. See räägib üldse sellist, ise kuulad, kui sa tahad. Ja ma loen, see on selle Piibli kirjakoha alusel, mis ma nüüd loen sulle. Psalm 139, salm 7. Kuhu ma võiksin minna su vaimu eest? Kuhu ma põgeneksin su palge eest? Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal. Kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, sina oled seal. Kui ma võtaksin koidu tiivad ja asuksin elama Viimse mere äärde, siis sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks minust kinni. Ja kui ma ütleksin, katku mind pimedus ja valgus mu ümber saagu ööks, siis pimedus ei oleks pime sinu ees, vaid öö oleks nagu päev ja pimedus oleks otse kui valgus. Inimesed otsivad sellised pelgupaikasi. Muideks, mis muutub seda, kui pimedus on nagu öö. Ma olen, kes teab fotograafiast midagi, siis fotograafias on võimalik täitsa kott pimedas öös teha pilti. Ma olen ühe pildi teinud vähemalt või mitu isegi. Paned selle säri, mul on fotoaparaat saab teha pool tundi
nii et sa paned säri peale ja pool tundi, mitte tavaliselt kui pildistad telefoniga või siis on mingi sekund või alla sekundi, mõni murdsekund, aga kui sa paned pool tundi täitsa kott pimedas, siis kui see pilt valmis saab, siis on nagu päev. Täitsa pimedas ja kõik on täpselt nagu päev. Ma ei tea, see on selline huvitav asi, mida tänase tehnikaga on avastatud, et võimalik öösel olla kõik täitsa valgus. Ja Jumala silmis on ka, sinu silmis, me oleme inimesed siin, me elame selles maailmas, me näeme asju oma silmadega kõike, me näeme ja hindame asju enda silmadega ja ütleme, nüüd on öö, aga tegelikult Jumala, ma näen kõike, mis siin silmas toimub. Ta näeb, mis meie südames oppides toimub, sa näeb, millega sa oled kiusatud, ta aru, mis on sinu patt, mis on nõrk koht ja mis on sinu tugevad koht, Jumal teab sellest kõike. Kiitus Jumalat teab. Aga ma loen sulle nüüd nagu lohutavad kirjakohtasi ka. Muidu on see liiga raske siin seedida, aga tead, ma arvan, et kõike peab lugema. Et ega elu ei ole ainult lill. Psalm 31 ja 21 salm ütleb siin niimoodi. Sa varjad neid oma palge varju all meeste õeluse eest. Sa peidad nad ulu alla tigedate keelte riiu eest. Ma loen veel mõned kirjakohad. Psalm 107, psalm 10. Nad istusid pimeduses ja surmavarjus. Olid vangis, viletsuses ja raudus. Psalm 14. Siis viis ta nad välja pimedusest, surmavarjust ning rebis katki nende köidikud. See on Jumal, mis teeb. Et kui keegi, kes annab ennast sealt pimedusest, hüüab appi Jumalat, siis Jumal päästab teda sellest, kisub katki need köidikud. Jesaja 9, salm 1. Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust, kes elavad surmavarju maal. Väga huvitav maa. Surmavarju maal. Neile paistab valgus. Taavet, kes kirjutas selle laulu, sellest, millest ma räägin siin. Taavetiga on huvitav lugu. Ta põgenes Sauli eest üle 10 aasta. Saul tahtis teda tappa. Konkurent tema, uus kuningas. Prohvet ütles, et see on uus kuningas. Saul, sa nägi, et Taavet on nii edukas. Ta nägi, et temaga on Jumal. Ta nägi, et on kangelane. Ta nägi, et Jumal annab talle edu kõiges. Ja inimesed imetasid seda. Ja Taavet läks, või see Saul läks kadedaks ja tahtis teda tappa. Ja tahtis 10 aastat umbes. Võib-olla rohkem, võib-olla vähem. Aga see, saad sa aru, väga pikk aeg on põgeneda ühe kuninga eest kõrbe tingimustes. Ei ole naljaasi põgeneda. Ka talvel, ka külmas, Iisraelis on ka külm ja talv. Ma ei tea, kui ma olen mõelnud, et kui Taavet oleks tänapäeval, tuleks siia kogudusse, milline ta välja näeks. Just selline põgenik. Ma arvan, et ta oleks hullem asotsiaal kui siin, kes meil siin on. Haiseb, higi järgi, räpakas, duši all ei saa käia, sest kõrbes, kus sa pesed ennast. Higine ja koopa inimene. Mis iganes, kuskil iganes ta käis seal varjul igal pool. Kirpe täis. Sa ei usu. Aga Piibel räägib, Taavet ise ütles Saulile, kui ta Saul, Jumal avas, me teame, Jumal oli Taavetiga ja ta söötis Sauli nii-öelda tema ette, et sul on võimalus teda tappa praegu ja tema inimesed, lähedased inimesed, kellega ta koos siis pelgus oli, Jumal andis selle inimese praegu, selle Sauli sinu kätte, tapame ta nüüd ära. Jumal andis selle, kas Jumal andis tema kätte? Andiski Jumal Sauli Taaveti kätte, ta tuli hädale ühte koopasse ja ütlesid, et nüüd on see Jumala hetk. Jumal andis sulle võimaluse oma vaenlane ära tappa. Taavet ei teinud seda. Ja see ei olnud ainult üks ainuke kord, veel mitu korda oli. Teine kord oli ka.
ja siis, kui ta nagu jättis ta elama, ise läks eemale ja siis ütles, kuule, sa ajad taga üht kirpu. Sa ajad üht kirpu taga. Et kui sa elad sellist mustades tingimustes, siis tulevad kirbud ja ta ütles, et sa ajad nagu mingit koera taga. Mõttetud inimest ajad taga. Saul jättis ta rahule lõpp mingiks hetkeks ja vaata, mis siis pärast seda, kui Jumal tegi suuri imesid, mida Taavet mõtles. See on 1. Saamueli raamat ja 27 peatükk ja salm 1. Taavet mõtles südames. Ühel päeval saan ma ometi otsa Sauli käe läbi. Mul ei ole tõesti paremat, kui põgeneda vilistide maale. Siis tüdineb Saul mind edaspidi otsimast kõigist Iisraeli paigust ja nõnda ma pääsen tema käest. See sama mees, kes laulab, sina oled mu varjupaik, ütleb, et mulle aitab. Ma olen võõrale, ma olen nende Iisraeli rahva vaenlaste leeri, ma põgenen sinna. Siis, vaata, kui sa oled 10 aastat põgenenud, no ühel hetkel viskab üle, sa ei jaksa enam. Me näeme, et andis alla juba. Kui sa pead 10 aastat olema nagu asotsiaal, sa ei jaksa enam põgeneda ühel. Ma leian mingi muu pelgupaiga. Sa näed, et ma ei tea, kas sa oled sellises olukorras olnud. Sa laulad Jumalale ja olukord ei lähe ikka paremaks. Ei lähe paremaks, hullemaks läheb. Ja tead, mis seal juhtus seal vilistide maal? Veel hullemaks läks. Seal oli niimoodi, et vilistid tulid Iisraelil vastu sõdima ja Taavet, öeldi see kuningas, Taavet leidis armu selle vilistide kuninga juures. Ja sa võid olla minu maal, sa oled tubli, mis siis, et sa koljati maha lõid, meie kõige vägevama mehe, aga okei, anname armu sulle. Ja siis nüüd lähed sõdima enda rahva vastu. Aga siis need vilistide sõjapealikud ütleb, ei, teda pärast anda ohtlik tegelikult ja lasi tagasi. Tuli välja, et Taaveti need lähedased, naised, lapsed, need rööviti talt ära. Ja siis need sõjamehed, kes Taavetiga, need olid 700 või 600 meest. Siis Piibel ütleb, et nad kõik olid vihased Taaveti peal, nad tahtsid teda tappa. Lihtsalt sellise nõmeda olukorra pärast. Mõtle, kui sul naised ja lapsed on ära võetud, sa oled üksik. Ja sa jääd vihale ja sa pead kellegi peale oma viha välja valama. Need tema enda lähedased, tema enda sõjamehed, tema turvamehed nii-öelda, olid Taaveti peale nii vihased, tahtsid teda ära tappa. Ja siis Piibel ütleb, Taavetil oli väga kitsas käes. No kui nõme olukord ikka on ju. Ja ometi see mees, ta sai aru, sellepärast ta tegid neid laule tegigi. Sina oled mu varjupaik. See kindlus, mis Jumal on minu kindlus, minu varjupaik, ega see kindlus tegelikult ei ole minu varjupaik. See ei aita mind. Ta ju põgenes ühest kindlusest teise, ühest urust teise. Läks sinna vilistide maal, see aga ei aita. Siis ta sai aru, et tegelikult ainus, mis aitab, ongi Jumal. Jah, Jumal kasutab neid pelgupaikasi. Jah, ta kasutab seda kindlust ja seda koobast võib-olla ja võib-olla seda vilistide maad korraks kasutas. Aga tegelikult see ikkagi päris kindlus on minu Jumalas. Sellepärast ta neid laule tegi. Jumal lihtsalt kasutab neid teatud olukordasi. Nii et ma ei tea, mis varjupaika sa leiad oma elus. Ma leian, et mõned inimesed kasutavad Jumalat nagu hobust. Võib-olla ka sina oled kasutanud Jumalat kui hobust. Mina olen lapsepõlves hobuse ette pannud ja muidugi ei osanud, aga õppisin. Meil oli niimoodi maal, et vanaisa oli terve nagu elujõu aeg, kus ta oli, et oli suht vaesuses elasid. Ja elu lõpus, ta suri vähki. Ja siis mingi paar kuud enne surma sai hobuse ostetud. Ja see suri ära. Hobune jäi meile, vanaemale nii-öelda. Aga vanaema ei osanud ka hobusega midagi teha. Aga siis meie lapsepõlves nii põnev hakkasime hobusega tegelema. Õppisin teda ette panema ja vankri ette ja
ja muud asjad. Ja siis, mis hobusega on huvitav, sa mõtled, et nagu hobune juhib selle värki tegelikult juhib ikkagi see, kelle käes ohjad on. Ja vaat, mida me teeme mõnikord, Jumal on nagu hobune meil. Ja siis Jumal nagu peaks vedama seda meie vankrit, siis meie elu probleeme. Aga tegelikult Jumal tahab olla sinu isand. Just nimelt isand, valitseja. Ta tahab, et need ohjad oleksid Jumala käes, mitte sinu käes. Joona tahtis, et Jumal oleks tema hobune. Teeks nii, nagu mina ütlen. Need kurjadele need tuleb kätte maksta. Ja nii, nagu mina ütlen, nii, nagu mina arvan. Võib-olla, et sa ka mõed, kuidas Jumal peaks käituma. Vaata, kui ma olen praegu haige, sa Jumal pead mind terveks tegema. Ma võt nüüd pead tegema, mitte homme. Et me kõik ütleme, kuidas peaks Jumal tegema. Ma ei räägi, et see loomulikult Jumal tahab, et ma oleks terveks. Aga ma räägin, et prioriteetidest, et Jumal, sa pead tegema niimoodi. See on probleem. Et pigem selle asemel, et mida Jumal peaks tegema, et äkki kuula, mida Jumal sulle ütleb, miks otsida Jumalat. Mina leian, et tark on otsida, et kui see asi on juhtunud, mina pean tegema. Taavet otsis ka Jumalat. Ei läinudki nii, nagu Jumal tahtis. Läheks võib-olla hullemaks, aga ta otsis Jumalat. Mis Sauli probleem, ta uskus ka Jumalat ju. Saul kasutas ka Jumalat kui hobust. Tee nii, nagu mina ütlen. Aga Taavet ei teinud niimoodi. Taavet küsis Jumala käest, mis ma nüüd pean tegema. Ta sai vastuse ja ikka põgenes, 10 aastat põgenes. Sa mõtled, milleks seda vaja on? Põgeneda 10 aastat. Milleks niimoodi nagu vastus nagu ei ole ju. Elu ei lähe üldse paremaks ju. Jesaja raamatust ma loen veel ühe koha. 54 ja salm 8 ütleb niimoodi. Ülevoolavas vihas peitsin ma oma palge silmapilguks su eest, aga ma alastan su peale igavese heldusega, ütleb issand su lunastaja. Silmapilk kestab 0,1 kuni 0,4 sekundit. Silmapilk. See on lühike hetk. Jumal, et ma olen ühe silmapilgu su peale vihane. Küllap asja pärast. Aga mu heldus, aga ma alastan su peale igavese heldusega. Igavik ja 0,1 sekundit on suur vahe. Aga meie keskendume sellele silmapilgule, et see nii õudselt pikk. Küllap ta on võib-olla sinu silmis. Aga me peame prioriteetid paika panema. Et jah, Jumal on vihane ja tal on õigus ka vihane olla. Aga ta on ka halastaja Jumal. See, mille peale Joona väga vihane oli. Ja mõtleme ta igavese heldusega. Taavet teadis ka, et ma olen teda Jumalat närvi ajanud. Ja ta ütles siis, kui ta oli pattu teinud. Päris tõsiselt pattu. Hullemini patte, kui Saul isegi tegi. Ta ütles niimoodi, Taavet, salm 51 ja salm 13. Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma püha vaimu. Siis, kui ta oli valesti teinud. Ta teadis, et Jumal on armuline alastaja, ütleb, et ära heida mind ära oma palge eest. Ma olen väärt, et sa oma palge peidad minu ees, sest ma olen teinud kohutavaid asju, aga ära heida. Ta palus talt abi. Sellest ka tulnud ka see piibli koht. Laul 91, kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati õige välise varju all viibib. See on üks asi, üks koht, kus saab viibida, mis sul on võimalus ka viibida, mitte ei ole korraks 0,1 sekundit Jumala kõige kõrgema kaitse all, vaid et sa võid viibida seal kogu aeg. See ütleb issandale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Nii, läheme mõtleme selle mul lõpetuseks. 2 kirja kohta loen veel. See on 1. Peetruse ja 3. 1. Peetruse 1 ja salm 3. Ma loen need ka. Kiidetud olgu Jumal, meie issand Jeesus Kristuse isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist, kadumatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevast talele
Talletatud neile, keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma. Ehk siis ütleb, et meil on kadumatu, rüvetamatu, närtsimatu pärand saada neile, kes siis usuvad. See on talletatud, valmis pandud. Ja ta ütleb, et keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma. Sellepärast sellest päästest ja rõõmustate üliväga, ehkki praegu peate mõnda aega kurvastama mitmesugustes kiusatustes. Et teie usk, et sinu usk läbikatsutuna leitaks palju hinnalisemat olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi proovitakse ja oleks teile kiituseks ja kirkuseks ja auks Jeesus Kristuse ilmumisel. Sinu usk võib tulla sulle kiituseks, võib tulla sulle kirkuseks, auks, väga huvitav, mida Jumal on valmis pandud. Et see võib olla kallim kui kuld. No, tänapäeval on kullas ka palju kallimaid asju olemas ja Jumal tahab, et sinu usk oleks läbi proovitud. Võib-olla sellepärast tahavad pidigi nendest jamadest läbi minema. Et see usk, et seda nagu põletada, et seda nagu läbi katsuda. Sest Jumal ei meeldi selline usk. No, mis on, ütleme, mis on läbi katsumatu usk. Samamoodi kui armastus näiteks. Kui seda pole läbi katsutud, no mis armastus see on? Kui seda pole läbi katsutud. Tahad sellist armastust, mida pole läbi katsutud. Aadam ja Eva armastus oligi selline. Seda ei olnud läbi katsutud. Ja siis, kui pandi katsumusele, tuleb välja, et nad ei armastanudki Jumalat. Aga Jumal tahab, et midagi oleks kalli hinnalist sinu südames. See oleks see usk. Et selliste jamade keskel, kus sa viibid, kus sa tahaks pelgu otsida, et sa lähed Jumala palge ette ja sa usuksid, ta toob sind sellest läbi ja ta aitab sind ja teeb sind tugevaks selle pelgu paigas, isegi kui sa oled seal kirpude keskel, isegi kui sa oled higine, inimeste meelest vastik, selline ei kõlba mitte millekski, sellises olekus, nagu sa oled, patune ka veel vastik, roojane ja mida see Taavet tegi ja sellises keskkonnas, kus lased Jumala, annad oma südame, Jumal puhasta ja pühitse mind. Ma ei saa ennast aidata. Ma olen võib-olla mõni on narkomaan, võib-olla mõni on joodik, ta ei saagi sest välja, inimesed vaatavad, sellest ei saa asja. Aga sa lähed Jumala palge ette, Jumal hakkab sinu sees tööd tegema, et sul on vaja lihtsalt olla tema palge ees. Sellepärast me ei tohi ühtegi inimest, kes tuleb siia sellises olekus, nagu hukka mõista. Mina ei saa teda aidata, meie ei saa teda aidata, aga Jumal saab. Hoiame teda, kes tuleb siia. Ma tean, paljud ei tulegi siia. No, siin inimesed vaatavad, mul on raske olla. Ja ongi raske olla. Sellepärast nad ei tulegi siia. Aga Jumal ootab neid. Ta tahab neid aidata. Ja ta saab neid aidata. Ja me peame looma sellise keskkonna, kus ta saab olla Jumala palges, kus ta kohtub Jumalaga, kus ta kohtub selle varju paigaga, pelgu paigaga. Mitte siin inimeste keskel, või see oleks tore, kui me inimestele hästi saame, aga et see usk hakkaks kasvama, et see muutuks kallimaks kui kuld, kallimaks kui teemandid. Ja seda on meil vaja, seda usku. Ka sinu usku proovitakse läbi, minu usku läbi proovid. Mul on ka olnud olukorda, kus ma tahaks Jumala palgi eest ära minna. Lihtsalt kopp ees juba mõnedest jamadest. Aga ma arvan, et see käib usu elu juurde. Võib-olla sellise moel see usku läbi proovitakse ja katsutakse ja ega see ei ole ainukene. Nagu näed, Taavet läks meie ees, Abraham läks sellest jamast läbi, tema usk pandi proovile, väga, väga raskelt pandi proovile ja pannakse ka meie omad proovile. Kui hakkad nendega võrdlema, siis see on ikka väga väike proov, mis meil on. Viimane kirja koht, ma lõpetan. 2. Peetruse kiri, 1. peatükk, salm 4. Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused, et te nende kaudu võiksite põgeneda kadusest,
mis valitseb maailmas imude tõttu ja saada jumaliku loomuse osaliseks. Sel viisil, et meil on kingitud kallid Jumala tõotused. Mitte sina ise ei sea omale mingeid tõotusi. Ma jätan nüüd joomise maha, nüüd lõpetan suitsetamise ära, nüüd ma ei tegele selle jamaga ja tolle jamaga, nüüd ma luban ise endale. Ei saa usu, mida Jumal on sinu kohta rääkinud, mida ta räägib sinu kohta, ta räägib sinule. Otsi tema palet ja sa kuuled, mida ta sulle räägib. Kui sa ei otsi tema palet, kui sa põgened tema palge ees, sa ei kuule midagi. Aga kui sa hakkad kuulama, kui sa annad oma südame, kui sa annad kõrvad, annad oma tähelepanu, oma silmad, sealt sotsiaalmeediast välja, tuled välja sealt ja annad oma südame. See, kui sa viibid sellises, ma saan aru, et nii palju tänapäeval on, meid kistakse sinna ja tänna ja see on hea pelgupaik, kus sul olla seal sotsiaalmeedias. Mul on samamoodi väga suured väljakutsed selle suhtes. Aga sealt peab välja põgenema. Sest see hoiab inimesi kinni, vangis. Nii, et sa ei kuule enam, mida Jumal räägib sulle. See, et seal, võib-olla seal Facebookis või kuskil seal Jumala sõna räägitakse, seal räägitakse ka jutlusi, saad kuulata Jumala sõna, aga muidugi see on tore koht. Aga see on ikkagi alternatiiv, mina leian. See on tore, kui seal muid asju, kui sa ainult seal viibid, siis on hea, aga tegelikult sa võiksid leida, olla kahekesi Jumalaga. Kõigest nendest jamadest eemal, sellest mürast. Ja te kuulad selgelt, mida Jumal sulle räägib. Jumal tahab sulle rääkida. Ta teab, mis olukorras saab, ta teab, mille nendest pettumustest, nendest kibestumistest, ta teab nendest kiusatustest, ta teab kõik, mis su sees toimub. Ja ta tahab sind aidata, ta tahab kõneleda sinna elavat sõna, mis tervendab ja see vabastab kõik need pelgupaigad, mida inimesed on otsinud. Nendel on omad mingid tüsistused, neil on, kui sa oled alkohoolik, siis sa saad tüsistus ja sa oled alkohoolik, sa ei saagi, sest see vangistab. Mitte kõik, aga no ütleme ka inimesed, kes leiavad kõik, see kalju võib muutuda ka ebajumalaks sinu jaoks. Kõik, mis muutub jumalast tähtsamaks, on ebajumal. Ja sellepärast ongi vaja olla Jumala palge ees, tema trooni ees ja kummardada ja ülistada Jumalat. Ja sa näed, kuidas ta kisub sind välja. Mitte võib-olla, mis siis, et läheb pikalt. Mis siis, et sul satud proovide kätte, raskuste kätte. Ta teab väga hästi, miks ta sind proovib ja kui suure temperatuuriga ta sind proovib. Ole tema palge ees, hoia tast kinni. Ja ta päästab sind kõigest jamast välja ja sinu usk saab muutuda kallihinnalisemaks kui kuld. Ja sellepärast selle kulla pärast, selle erilise usu pärast käibki kiusatus, selle pärast saatan otsib ja ajab sind taga ja kiusab ja ähvardab sind ja tule, ma pakun sulle hea pelgupaiga, aga tegelikult sa ütled, mitte mingil juhul poe ise sinna peitu, minu pelgupaik on Jeesuses Kristuses ja ma hoian sest kinni ja Jumal puhastab ja pühitseb mind kõigest jamast ja teeb ja sina saatan saad seda näha minu elus ja sa võisid seda talle öelda. Jumala ees ja inimeste ees samuti. Aga nüüd me palume. Nüüd on minu ütlus läbi ja me palume. Kallis taeva isa, me täname sind. Täname sind selle usu eest, mida sa oled meie sisse istutanud. Ma tänan, et sa oled meid päästnud, et sa oled meile andnud Jeesuse nime, meie otsa ette kinnitanud pitseriga. Ma tänan sind, et sa oled igat üht kutsunud, ka neid, kes kuulavad kuskil kaugelt. Sa oled kutsunud neid, sa kõnetad neid oma sõna läbi ja ma tänan, et sa teed head tööd nende sees ja et nad otsivad pelgupaika sinu käest. Nad ei otsi pelgupaika kaljudest ega urgastest ega mis iganes alkoholist või narkootikumit nad ei otsi, nad otsivad sinu käest selle paiga ja nad leiavad sinu, sest nad otsivad sind ja ma palun, et sa õnnistaksid neid otsinguid ja et nad leiaksid selle. Nad leiaksid turvapaiga Jeesuses Kristuses, sest sina oled tõotanud, et sa hoiad meid kõige kurja eest, et sa päästad meid ära kurjast. Nii nagu Peetrus ütles, kuhu on meil minna? Jeesus küsis, kas teie tahate ka ära minna, siis Peetrus ütles, kuhu on meil minna? Sinul on igavese elu sõnad. Sinul on sõnad, mis toovad meile elu ja tervise ja vabanemise ja pääste. Sinu käest ma leian varjupaiga ja mul ei ole kuskile mujale minna, kui sinu palge ette on. Isa, ma tänan sind, et need inimesed, kes täna kuulevad, nad leiavad varjupaiga, nad ei otsi abi inimestelt, nad ei kummarda kangelasi, nad ei kummarda keda iganes, mis iganes asju või isegi mõnda kristlast, vaid nad kuulavad, mida Jumal nende südamesse räägib. Ma tänan sind, nad leiavad selle varjupaiga.
leiavad tõelise varjupaiga Kristuses Jeesuses. Ja me keegi ei vaata nende jamadele, milles me peame läbi minema. Ja kui meil ongi mingid jamad, siis tore on, kui mõned sõbrad on meie ümber, aga kui ei ole, siis sina oled ikkagi meiega. Ja sa aitad meid. Sa oled seda tõotanud oma sõna läbi. Me täname sind selle eest. Ja sina oled ainus varjupaik meie jaoks. Kiitus sulle, Jeesus. Kiitus sulle, Jeesus. Õnnista igat inimest rohkesti ja kasvata meie usku. Aamen. Aitäh, Sigmar. Ja sul on pelgupaika vaja otsida siis, kui ikkagi läheb jamaks ja mulle meenus siin Sigmar kuulates see, et loomulikult me mõnikord peame Jumala ees otsima pelgupaika sellepärast, et me oleme reaalselt oma elus pattu teinud ja see on meie oma patu tagajärg, mille pärast me oleme sattunud sellesse hätta ja oleme inimesed, siukseid asju juhtub. Aga on üks asi veel, kui sa otsid Jumala juures pelgupaika ja see on sellepärast, et sa kannatad õiguse pärast. Ja ma olen näinud neid inimesi, kes kannatavad õiguse pärast. Kui nad kannatavad Jeesuse pärast ja õiguse pärast, siis Jeesus särab nagu nii kirkalt nende elust välja. Ja mulle tuli meelde, kui sa hakkasid Peetruse kirjast lugema, siis ma ise võtsin ka kohe Peetruse kirja lahti. Ja siin on nii julgustavalt öeldud seda, et armsad, ärge võõrastage siis seda tulekuumust, millega teid pannakse proovile, nagu sünniks teile midagi võõrast, vaid rõõmustage. Nii nagu te olete Kristuse kannatuse osalised, võite rõõmuga hõisata tema kirkuse ilmumisel. Õndsad olete teie, kui teid teotatakse Kristuse nime pärast, sest siis hingab teie peal kirkuse vaim, Jumala vaim. Ja siis ta ütleb ka selle sama, et ärgu siis keegi nagu kannatage selle pärast, et ta on ise teinud kurja kellegi elus, olnud siin mõrtsukas või varas või mis iganes. Aga lihtsalt tõesti see, et mõnikord me võime kannatada ka selle pärast, et me teenime Kristust ja me oleme nõus võib-olla mingitele põhimõtetele alla kirjutama niimoodi nagu keegi teine. Seda võib töökohtades päris tihti ette tulla. Ja ma pean ühe vigade paranduse ka siia lõpuks tegema, sellepärast, et see, mida see raamat ütleb, see ilmutuse raamat on see, et õnnis on see, kes loeb ja need, kes kuulavad neid ennustuse sõnu ja kes hoiavad tallel. Jälle nii äge eestikeelne sõnamäng, et hoidma tallel tähendab see, et sa hoiad nagu meeles ja sa kannad endas, aga siis meil on ka tall, kellest see raamat räägib päris palju. Ja siin on üks väga äge uus ülistuslaul pärast seda, kui see lõvi ja tall tuleb ja võtab selle raamatu troonil istuja käest, siis seal on 24 vanemat, kes hakkavad laulma uut laulu ja nad laulavad sellist laulu: sina oled väärt võtma raamatu ja avama selle pitsereid, sest sina olid tapetud ja sina oled ostud Jumalale oma verega inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvastest ja paganahõimudest ja sa oled teinud nad kuningriigiks ja preestriks meie Jumalale ja nad hakkavad valitsema kuningatena üle kogu ilmamaa. Nad hüüdsid valju häälega: tall, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja võimu ja au, kirkust ja õnnistust. Ja kõike loodud taevas ja maa peal ja maa all ja meres ja kõike, mis on nendes, kuulsin ma hüüdvat sellele, kes istub troonil, ma armastan sind ka, kallis, ja tallele õnnistus ja au ja kirkus ja võimus olgu igavesest ajast igavesti. Amen. Elora, me hakkame laulma sinu lemmikut ülistuslaulu. Elora me oleme väga palju selle lauluga kodus Jeesust ülistanud ja meil on auto, kus saab katuse teha läbipaistvaks ja ta vahepeal ütleb, et issi, tee katus läbipaistvaks, ma lihtsalt tahan kiita oma kuningat. Ja siis tal on käed püsti ja ta laulab seda sama laulu. Et õpetan teile ka selle laulu selleks, see on tõesti, I love it, see on nii hea. Alfa Omega, kuningas looja, igavest laulame sul kiitust, halastav päästja,
me rahu tooja. suur on su ustavus, sul kuulub au, sul igaves kuulub kõik au, sul au, jah, igaves kuulub kõik au. Alfa Omega, kuningas looja, igavest laulame sul kiitust, halastab päästja, me rahu tooja, suur on su ustavus, sul kuulub au, sul igaves kuulub kõik au, sul au, jah, igaves kuulub kõik au. Sul kuulub vägi ja sul kuulub austus, jah, igaves kuulub kõik sul, kuulub kuningriik, sul kuulub vägi ja sul kuulub austus, jah, igaves kuulub kõik sul, kuulub kuningriik, sul kuulub vägi ja sul kuulub austus, jah, igaves kuulub kõik sul, kuulub kuningriik, sul kuulub vägi ja sul kuulub austus, jah, igaves kuulub kõik au, jah, igaves kuulub kõik au, sul au, jah, igaves kuulub kõik au ja kiitus, au ja kiitus, au ja kiitus, jah, igaves kuulub kõik au ja kiitus, au ja kiitus, au ja kiitus, igaves kuulub kõik au. Aamen. Amen. Aga enne kui läheme, siin on veel palvesoovid. Küll unustasin ütlemata, et iga kord seda saab teha oma salajased palvesoovid kirja panna ja see karbi sisse ja siis pärast koos palvetama selle eest. Aga isa, tänu sulle, sa näed inimeste muresi, vajadusi, tänu isa ja me tõstame koos praegu need sinu ette. Sa palume lahendusi probleemidele, isa. Palume muredele, issand, sinu poolset rahu, et inimestel võiks olla rahu südames, issand. Meil kõigil on omad mured, probleemid, isa, ja selline see maailm on, isa, aga kui me toome need sinu ette, isa, siis sina annad oma rahu selle üle. Ja isa, sul on ka lahendused, issand. Kiitus olgu sulle, isa. Isa, õnnista igat ühte ja hoia, issand. Ja sinu tahe sündigu, issand, iga palve soovi üle, issand, et see läheks korda sinu tahte kohaselt. Isa, tänu sulle selle eest. Ja issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu üle ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Isa, poja ja püha vaimu nimel. Amen. Väga õnnistatud õhtut ja algavat nädalat ja kohtume juba alates homsest siin samas paigas.